Täna istutame roosi. Siin on meil olemas roosipeenar, kus on talvel mõned roosid välja läinud ja me teeme asendusistutust. Istik on meil olemas, vana juurika me kaevasime siit välja. Aga mõned nüansid on, millele me roosi istutamise juurde tähelepanu peame pöörama. Üks on kasvukoht, ehk et siin ta on päikeseline koht. Ja teine on, alati on küsimus, et kui sügav tuleb kaevata roosi istutusauk. Istutusauk on 40 x 40 cm ehk 40 cm lai ja 40 cm sügav ehk laias laastus 2 labidalehe laiust ja 2 labidalehe sügavust. Kui siin on meil olemasolev roosi endine peenar, kus on viljakas muld, selle viljakama mulla osa paneme kõrvale ja alumise kihi, mis sealt nagu teine labidalehe sügavus on, selle paneme teise hunnikusse. Ja siis me saame istutusaugu, mis on 40 cm sügav ja 40 cm lai. Siis me võtame, kui meil eriti on uus kasvukoht ja on vähe viljakas muld, siis on mõistlik kõik kasvupinnas ära vahetada. Selle me täidame täna matokaardi roosimullaga. Miks on matokaardi roosimullal natuke erinevus on see, et see sisaldab komposti, nii vermikomposti kui hobusesõnnikust tehtud komposti, on sisse segatud humiidpreparaate, mis annavad kasuliku mikrobioloogia sinna. Ja samas on siia sisse sedatud varuväätised, kosmokotväetised, millest toitained jätkub 3–6 kuuks, et ei pea kasvu istutusjärgselt kohe väetama hakkama. 45 liitrit on ühe roositaime istutamise jaoks vajalik mullakogu. Ja siis me saame selle mullaga täidetud. Nüüd me võtame istiku potist välja ja jälgime seda, et kui potis on istik kauem olnud, siis need juured on keerdunud siia niimoodi ümber, siis me peame need juured niimoodi vabastama, et nad ei jääks siia niimoodi keerdu, et siis nad ei hakka hästi juurduma. Siin on paras juurestik, et ei ole seda ohtu. Teine asi, mida me peame vaatama, on roosil on silmastamiskoht, mis mulla sisse panekul on väga oluline, ehk et roosid silmastakse aluse peale, mis on metsik, ja siis kultuur, silm on kohas ja seda nimetatakse silmastamiskohaks ja on oluline, et mulda panekul jääks see silmastamiskoht mulla alla. Et siis mulla alla soovituslikult jääks 5–10 cm. Miks see on oluline, kui talve kahjustus on ja pealmine osa roosil ära külmub, siis hakkab siit alumisest mulla seest uuesti võrsed kasvama ja need on kultuurvõrsed. Nii. Siis siia istutusauku teeme nüüd ühe väiksema augu, kuhu täpselt see taim siis sisse mahub nii sügavale, kui me soovisime. Niimoodi, et roosil on okkad. Kui meil mullapind on siin, siis me vaatame, et see silmastamise koht jääks mulla alla 5–10 cm. Paneme mulla peale. Pressime mulla natuke kinni. Lükkame veel peale. Ja nüüd, miks me istutusaugust võetud mulla panime eraldi, siis siia juure äärde võime panna seda viljakamat mulda, mida pärast lükkame laiali, aga sellest moodustame nagu kastmisvalli. Siin, kuna on viljakas muld, siis sellest jätkub ja pärast selle vähem viljaka ajame lihtsalt peenrasse laiali. Kastmisvalli tehes peame vaatama, et liiv ära või vesi välja jookseks, patsutame selle valli kinni. Ja kastame veega ära, et kui mõnikord tundub, et muld on märg, on ikkagi mõistlik taime kasta just sellepärast, et need normas juured, mida me seal istutamise ajal natuke lõhume, saaksid mullaga paremini kontakti ja taim juurdub paremini. Ja nüüd, kui taimel on veel roosinupud, siis on mõistlik need ära lõigata. See on kahel põhjusel. Esiteks hakkab taim paremini juurduma, ta ei pea oma jõusid kulutama
selle õitsemise peale ja teiseks hakkab siit paremini hargnema, sa saad tihedama põõsa. Ja sellega on taimistatud.